täna kuulnud esimesest Jeesuse imeteost Johannese evangeeliumi järgi Kaana pulmas, siis tasub meelde tuletada ühte 5. sajandil elanud Riitsi linna piiskopi Püha Faustuse ütlemist, kes ütleb, et kui me vaatame imesid ja ka seda Kaana pulma sündmust lihtsalt ühe sündmusena, siis me näeme seda ainult imena. Kui me aga mõistame sündmuse tähendust, siis näeme seda müsteeriumina. Mis vahe on imel ja müsteeriumil? Imel ei ole meile palju muud öelda, kui et see on imeline sündmus ja imeline inimene, kes selle sündmuse taga on. Müsteerium ehk saladus kõneleb aga sellest, kuidas meie sellest imest osa saame, kuidas me osaleme selles imes. Kui me vaatame Jeesuse elu ja tegevust ühte imede jadana, tähendab jääda sellisesse publiku rolli, kes suudab küll olla väga vapustatud ja tunnustav ja aplodeerib kõvasti. Aga kui me vaatame seda kui müsteeriumit, siis oleme need, kes astuvad ise lavale, astuvad Kristuse juurde ja käivad seda sama teed, mida tema käis. Ilmselt ükskõik, kui suur on see aplaus ja tunnustus, mille me esile tooksime Jeesuse imesid nähes, ei saa see asendada osalemist Jeesuse elus, temaga kohtumist, tema juurde minemist, temaga koos oma elu elamist. Vaatame siis seda Kaana pulma lugu ja kõiki järgnevaid lugusid, mida me ilmumise ajal kuuleme siin evangeeliumeist kirikus, kui müsteeriumeid, kutset astuda lavale, astuda Jeesuse juurde, hakata elama seda müsteeriumi elu, kus imedel on olevikuline, meie elu puudutav tähendus. Me ei ütle siis selle esimese ime kohta, et Jeesus käis Kaana pulmas, vaid meie oleme Jeesusega Kaana pulmas. Ja 3. päeval olid pulmad Galilea Kaanas. 3. päev, see määratlus osutab juba meie kaasatusele. Evangeeliumid ei räägi Jeesuse tegudest nõnda, et esmaspäeval ta tegi seda ja teisipäeval toda ja kolmapäeval läks sinna. Või et selle kuu 5. päeval sündis taoline asi. Ütleb 3. päev. See on palju suurema tähendusega määratlus, sidudes kohe Jeesuse tegevuse algusest tema elu, tema surma ja ülestõusmisega. 3. päeval äratati Kristus üles. Ja nii on ristirahvas 3. päeva rahvas, ülestõusmispüha rahvas, elu ja rõõmu rahvas. Läbi Kristuse ülestõusmise surnuist saame meie arvestada ülestõusmisega, ehk sellega, et surm ei ole lõpp. Üks võrdpilt, millega pühakiri surmajärgset olemist kirjeldab, on just nimelt pulmapidu. Nii meenutab Kaana pulma lugu meile, et õigupoolest oleme kutsutud igavikust osa saama ka juba praegu ja täna ja elame oma elu kui ühte pulmapidu. Elu koos Kristusega on pidu. See ei tähenda seda, et õige elu elamise viis on järjepanu pidu pidada. See on rohkem elu põletamine. Stiilis meri olgu põlvini ja homse peale me ei mõtle. Ei, see ei ole see, mida Kaana pulm meile õpetab. Pigem räägib see lugu meile, kuidas elu koos Kristusega on iseenesest juba üks pidu.
iga selle elu hetk on lõpmata väärtuslik ja hinnaline. Iga hetk on pühitsemist ja tähistamist väärt, sest Kristus on meiega. Seal oli aga 6 kivianumat, ütleb pühakiri. Ja igaühe sisse öeldakse olevat mahtunud 100 liitrit vett. Me kujutame ette ühte 100-liitrist vaati. No siis see on nii suur küll, et üks väiksemat sorti või sellise keskmise kubatuuriga inimene võiks sisse ära mahtuda. Ja neid oli siis 2 korda 3 vaati, 6 tükki. Kui arv 3 tähistab täiuslikkust, piisavust, siis 2 korda 3 ütleb, et seda oli rohkem kui piisavalt. Seda oli üleliia. Ja see sümbol, see osutus näitab või kõneleb meile ristimise sakramendist. Ja selle kaudu välja vaatavast Jumala armust. See on rohkem kui küllalt. Kellelgi ei jää puudust. See ristimise kaudu antakse inimesele kutse osaleda pulmapeol koos Kristusega. Või elada oma elu koos Kristusega nõnda, saab olema üks pidu. Veiniks muutumine kirjeldab seda ristimise läbi uueks saanud elu, seda muutumist, mis inimeses peaks ristimise läbi esile tulema. Inimene, kes on ristitud, on saanud Kristuse vennaks ja õeks ja kulgeb koos temaga oma teed. Ta on ühendatud Jumalaga, nõnda, et ei ole enam vahet tema teel ja Jumala teel, et on võimeline kuulma Jumalat, kogema tema juhtimist, tema imesid. Ristitud inimese elul koos Kristusega on rohkem maitset, rohkem väge, rohkem sisu. Nii nagu veinil võrreldes veega. Vesi ei muutunud läbi Kristuse puudutuse millekski väärtusetumaks ega viletsamaks, vaid vastupidi. Ta sai vääristatud. Nii muutub inimese elu, mis kohtub Kristusega, mitte viletsamaks ega tähtsusetumaks ega vähem väärtuslikuks, vastupidi. Erilisemaks, veel väärtuslikumaks, veel ilusamaks, veel maitsekamaks ja tummisemaks. Kui Kaana pulmas tuuakse uut veest saadud veini lauale, ütleb pulmavanem peigmehele, igaüks paneb esmalt lauale hea veini ja kui juba küllalt on joodud lahjemat, aga sina oled hoidnud hea veini praeguseni alles. Ei öelda, et eelmine vein oli kehvem või väga palju viletsam vein, et see oli selline lurr. Ja see oli ka hea ja väärtuslik. Aga nüüd on parem. Kristus ei ole tulnud kõike eelnevat tühjaks tegema, vaid täitma. Moosese seadus ei olnud halb seadus, aga Kristuse armuseadus on parem. Buda seadus, hindu seadus, Tao seadus, maausu seadus, Taara seadus, ega need ei ole halvad. Need on väga head, aga Kristus tahab anda meile veel paremat. Kristuses me liigume täiuse suunas. Tema ei ole veel lõpp, vaid tema on edasiminek. Temaga koos me kasvame jätkuvalt. Kristusega koos tohime olla julged eelseisva peale vaadates, julged ja lootusrikkad, teades, et see, mis ees seisab, on parem kui see, mis oli eile
või see, mis on meie päralt täna. Taoline elu on elu kui pidu. Midagi veel paremat seisab alati ees. Parem vein tuuakse veel lauale ja me liigume järjest selle ilusama, täiuslikuma, tõelisema suunas. Armas kogudus, me kõik oleme kutsutud sellele pulmapeole. Võib-olla me kõik ei ole seda kutset veel vastu võtnud. Aga ristimise kaudu me saame sellele peole siseneda. Iga päev meie elus koos Kristusega saab siis olla pidupäev. Jah, isegi siis, kui on raske. Sest igal päeval, igal hetkel on suurem tähendus täiuslikkuse, ilusama, tõelisema Jumala poole liikumise tähendus. Selles elus saab üha uuesti ja uuesti veest vein ja pidu jätkub. Head pulmapidu. Aamen.